Nej, jag ser det är jobbigt nu annars utan att... Malin, hjälper du mamma lite? 5 olika omgångar. Du sitter där och väntar. Fattar det sig ju det. Varsågod. Men sen på fredag. Jag satte den på andra hörnet. Så det var att gå och lägga sig klockan 1 och upp klockan 7 för att inte missa någonting. Det är klart, hemma så jobbar man ju, nu har jag läst och nu vill jag... Egentligen mer om andra länder än man vet om Sverige. Jag vet inte vad det är. Ett konfirmationsländer här. Vad skönt att det inte är sån här kanonsol. Det låter lite mer. Det kan gå fel på det. Det är bara 4. Du ser igen här. 4. Jaha, det är Andreas. Han är tåget. Han kommer till Järfors vid tårtan. Marcus han lever. Hurra! 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 Minsta barnbarnet som... Andra. Andra? Camilla? Nej, Camilla är inte Heino. Nej, Heino är den andra. Camilla är före. Jo visst, men jag menar inte åldern. Ingen annan har gift sig, de har bara bott tillsammans. Hon har gift sig i Frankrike. Vad så jag för Man kan ju överse några saker och ting. Nu har det är vi... inte modernt, du har gammal hus. Du måste byta det. Vi ser hur det går. Man orkar inte med allt som pappa Andreo sa. Ja, men det pappa Andreo känner jag inte till. Jag har aldrig råkat honom och så grekiska namn överhuvudtaget. Det är inte min melodi. Men jag vill tacka nog Enel och Lars-Åke. Ni har trevligt här. Va? Ja, på Eva. Ja, det var lite... Ja, det gör ingenting. Ha överseende. Ja, men de var ju här och tog emot oss. Vi tog emot. Vi borde ha uppnackat så jag ska inte hålla något längre. Så vi slutar med det och tackar. Det har varit trevligt som det alltid har varit tidigare. Jag kommer inte ihåg så noga, men när jag tittar runt så börjar jag känna mig igen. Så det var allt. Siinä saatte antaa toi teijäsen välissä, kun te ei ole... Se ei ole. Ja seinään kasvisia. Se ei ollut siinä, kun oli kaksi. Ei, se meillä oli teises korteris. Siis vannia. Aika tuon kõrgeudessa. Vannia tualetti. Tualettista on se oli mikä rekordin. Temal on ka see äänivahetus. Tal on ka rohelised seinad. Kun makab
kasvanud nüüd see suve. kasvanud mis? Vana Tallinnat tahtnud teha. Teil on ekstra tualett ka sellel või?
kutsu seal augub, kui hirmus. Hirmus kutsu augub, jah? Võeti vastu. Midagi, ainult panin ankru risti. Sinu ankru peal. Ei ole raske üles saada. Vida on keeruline. Ankru on kallis asi. Tõmmata edasi, ma pean tema ankru kõige üles tõstma, et ant lahti saada. See pika veel läheb, aga see võtab aega ja see on tülikas. Laine, oli ilus ilm, ilus sinine vesi. Sinu agenda kaasa. Ma tahan seda sulle näidata kõigepealt. Ja siin on sul olemas. Sul prillid on kaasas? Jaa. Kui sa paned prillid ette? Jaa, ma näen muidugi. No, kui sa näed, siit lugeda näiteks, seda ei näe. Ma vahetasin. Et siin on koju või? See on sinu, see sul on vist, jah? See on sinu agenda 33-34. Ei ole, see on 33. Seda küll vana on, aga see on tühi praktiliselt. Ei ole tühi, siin No taga. mõni üksik märk. Siin on päris palju kirjutatud. Siin on päris palju kirjutatud, näed minu sündimisest on kirjutatud siin. Jah, muidugi on. Ja siin on need sinu töömärkmed, kui sa oled kindi juures tööl olnud, jah. Alida haiglane, nohu. Muidu mõnus õhtu. Õhtul peame kodus, pesime kodus, kuna sauna ei pääsenud. Ja? Kindi juures, ma ei olnud kindi, lasin mind lahti kindi juures. Aga see on ennem, sa töötad siin kindi juures. Jaa, ma olin seal ühe selle see oli tema surasa, nii et ma olin seal nii nagu ilma tema teadmata, aga siis ta sai nii nagu ta läks, me läksime nagu jorri. Tunned sa ära midagi nendest tekstidest? Jaa, sel ajal oli see niisugune segane aeg, mul ei olnud õiget kohta veel, ma tulin sõjaväest välja. Vaata siin. Näed. Ema oled sa näinud, mis isa kirjutas 2. oktoobril. Hommikul kell 4 saatsin Looliaga Ali keskhaiglasse, kuna valud läksid suureks. Kell 8 läksin ameti, kell 12 küsisin telefonil haiglast vastus poeg. Nii olen siinmaal, et Ron Folger olemas. Päris hää meel, eriti et poiss. Ja siis nii edasi. See tuleb välja käristada siit ära. Midagi ei kärista välja. Mis see oli 33. Aga miks ma õieti tahtsin suga rääkida, oli see, et natuke neid vanu asju veel vaadata. Ja näed, see on see aia poolt, on see veranda või? Siis on see taga. Ei ole, see on esik. See on uks. See on aia poolt vist. Jah, see on tagumine küll, aga seal oli, jah, kuskil, siin oli balkon, oli seal balkon. Kas see ei ole balkon siis? See on esimene maja, see on tehtud meie ajal, aga õige balkon, mis mõisnikul oli, see oli nii uhke. See oli tagapool. See klaasist, see on selle otsa. Seda ei ole üldse, siis teie võtsid selle ära või? Jah, kui ta, ma ei näe, kui ta ei ole lühike. Siin on ju vana pilt. Ja vana pilt küll, aga see oli sel ajal, kui mina olin, siis ta oli alles. Kas teil oli, kas see kelder oli tagapool või maja ees? See oli maja ees, aga siis sissekäik on karjalauda pool, nii et sa vaatad, maja on seal. Ja just, seal on see, jah.
see on üsna noor pilt sust, 22. See on siis 12 pluss 4. See on siis 16 aastat. See on üks esimesi. Aga see oli võib-olla Lihulast tehtud. Mis asi on geodeesia kabinet 30? Ja see on ülikooli juures. Kas Kastre Peravalla oli ka ülikooli juures? Jaa, aga mitte ülikooli. See geodeesia kabinet on ülikooli ja see oli Laial tänaval Tartus. Tähendab, see oli see maja, kus seminari kõrval oli. Aga siis see Kastre Peravald on Kesk-Eestis. Mida sa seal siis õppisid just seal Kastre Peravald? Metsa asja? Mina ei õppinud seal, mina õpetasin. Mida sa õpetasid? Maa mõõtmist. Tähendab, metsameestele, tähendab, tema oli ära, õieti seal oli üks metsamees, oli nende assistent. Aga mina olin agronoomide assistent, aga siis ühe aasta oli nii, et see kuskile, ma ei tea, kas ta mobiliseeriti või nii, et tema oli ära ja mina olin tema asemel. Aga see oli, meie praktikad olid osalt nendel, seal Peravallas oli enam üks metsaülemad olid abiks, see oli lihtne. Aga siis see õige maamõõdu, see oli Raadi, see oli nendel ühtemoodi, aga nendel oli kõvem töö. Mis Raadil oli rinne või? Ei, rinne, Raadil oli kõigil, Raadi oli ülikooli mõis. Ja siis seal oli nii, kõigil olid igal asutusel, jah, rinnel ei olnud õieti seal päris midagi, aga tal olid praktikumid olid kõigil seal. Ja siis, aga nad ise ei olnud nii, et assistendid juhtist, ütleme, et seal oli 3-40 üliõpust, aga siis 6-7 grupid olid nii. Mis seal kas olid, rinnel oli muidugi see, nii nagu geodeesia või maa mõõtmine. Kus see rinne osa on, see tuleb hiljem. Jah, seal aga me võime ennem tagasi minna. Lihula kool, see oli siis keskkool või? Lihula oli algkool. Ahsoo, aga kus see Jaan Oks oli siis? Oks oli vanas Massu vallamajas, see oli, tema ei olnud üldse minu ajal. Enne sind? Jah, tema oli ära läinud, aga tema oli nii nagu revolutsiooni, 1905. aasta revolutsiooni aja õpetaja oli kusagil. Mida ta õpetas, seda sa ei tea? Ta oli algkooli, kõik õpetas, kõik ained, jah, algkoolis seal, aga tema oli nii nagu natuke, ma ei tea, kas ta istus kinni ka või tema oli näitke 1905. aasta tegelane. Ahsoo. Aga Lihulas siis sa käisid pikemad aega koolis? Seal hakkas vist, ma ei tea, kas 3., 4., 5., 6., 3 aastat oli meil ja seal me elasime Lihulas. Aha, internaadis siis? Ei ole internaadis, me olime nii Lihula tantide juures, iga üks oma ette või... Korteris? Ja meid oli 3 poissi ühes toas. Kelle juures sina elasid? Jah, ma ei tea, see tähendab oli... Ja sealt läksi siis Läänemaa ühisgümnaasiumi? Jaa, see oli ennem, seal iga üks võis minna, kus ta läks, aga see oli siis... Aga sina läksid Läänemaa ühisgümnaasiumi? Siia? See koolimaja sel ajal, see on ehitati seal. Siis käis see vanas siis või? Jah, seal oli õieti mitu, meie käisime hoopis teises linnas Ervas, kuskil seal elas, kus doktor Alver elas, seal oli... Alver oli kooli direktor või? Ei, Alver oli linnaarst. Linnapea või? Ei, linnapea ta oli ka natuke aega, aga tema oli Haapsus arst lihtsalt ja maakonna arst oli ta õieti. Aga Alveril ei olnud kooliga midagi tegemist, aga need olid üksti küüditati ja need, kes seal kooli... Üksti oli direktor, jah? Jah, see oli, aga tema oli... Jah, see ma käisin seal veel, kui siis sakslaste ajal oli, nii taheti paigutada sinna ja see oli enamlaste ja vahepeal, seal oli siis need sõjaväeosasid tuli paigutada, nad gümnaasium tuli ja mina läksin siis sinna, meil oli üks Põllude kool, oli seal ligidal üle Haapsalu lahe. Pürksi või? Pürksi, jah. Ja siis seda nad õieti ei võtnud, aga need olid nii nagu, see oli nii nagu eelplaanimine, aga üksti oli nii ära, ta oli löödud, ta arvas, et endast ja muidugi tal oli õigus, ta küüditati ka õige naisega. Viidi Siberisse pärast. Aga nad võtsid nii, et Vene sõjavägi tuli, see oli siis nii nagu nii-öelda baaside aeg. Ja meie käest nõuti Haapsalu ruume ja siis mina läksin, üks teine Raimla mees oli ka veel, see oli algkooli teaduspättel, me olime siis, mina ei olnud mitte linnakoolide jaoks, aga ma olin selle Pürksi Põllude kool oli tal. Mis aasta sa lõpetasid selle
selle... Kas sina siin Kaitseliidu paraadil ka oled? Õpilaskompaniis, olid sa kasus? Jaa. 25. Sa sai mäleta? Jaa, nüüd on nüüd vähe nii selle aasta aga see jah, need osa jäid, mina hüppasin nii nagu ühega üle, ma ei lõpetanud oma klassiga, tähendab, ma tegin eksternina 4. klassist hüppasin üle, nii et mul ei oli ainult siis, läksin teise klassi ja siis oli ainult üks poiss, Ambrus, kes siin on, ja tema oli selles klassis teine poiss ja siis muidu oli 15 tüdrukut, aga nendega ma olin ainult 1 aasta koos, mõned Stockholm. Ja siis, kui sa Tartu tuli, kus sa siin elad? Siin seisab kolleegad Tartus. Olid teil oma korter siis või? Siin on Kivimäe vist. Jaa, see on, mina elasin vist 2 aastat Kivimäe. Evert, jah, Evert. Jah, Kivimäelas, jah, Evertiga ma jagasin jah tuba. Aga siis Kivimäega ma olin nii, nagu ma läksin pärast ära, olin sõjaväest ja siis Kivimäe oli assistent juures, siis ma olin Kivimäe juures, lihtsalt magasin või olin... Et kes see on? Just. 26. See oli meie lõpetamise aasta. Aha, gümnaasiumi lõpetamise. Ja siis tuleb Tartu. Siin on veel üks gümnaasiumi kokku tulnud. Siis peab Ambrus siin ka peedi peal olema rahvast. Jaa, ma ei tea, kas ta oli. Võib-olla oli, aga me vist ei saanud kõik kokku. Ega see album, see oli nüüd Eesti aega. See on Eesti aega muidugi. Ja siis olid sa Soomes, millal sa Nakilas käisid? Jaa, see ma olin poole aastast. No see on see siin. Jah, see kõik oli tähendab... Karesi talu. Jah. Kares oli ta nimi, Kareks. Enne kui ma ära unustan, kas sa mäletad midagi oma sünnikülast, sealt Linnuselt Muhus? Sellest sa pole palju rääkinud. Jah, sealt ei ole palju rääkinud, ega ma ei mäleta ka palju sellepärast. Kas teil oli talu seal? Jaa, meil ei olnud talu, tähendab mingisugust talu ei olnud. Kus te elasite? See oli, tähendab, minu isa sünnitalu oli Linnu. Ja ma ütlen, kas isa oli talu seal? Ja mina ei ole mitte sündinud Neol. Kus sa oled sündinud? Tema läks ühe vabadiku koha peale, Aru oli selle nimi, ütleme... Mis küla? Seal samas Linnuse külas. Ehitas üles, ütleme, need kodud ait, see oli niisugune nagu välja aitnud, nii nagu abiellus selle ema, tema oli naabri külast, iga külast ja siis tehti üks vabadiku koht selle. Ja seal olen mina sündinud. Ja siis, aga siis neid teisa oli, ütleme, Ivan ja Karl ja minu vanemad veel, need olid sündinud Neol, osalt ennem, kui nad välja läksid. Aga kui kaua sa elasid seal Linnuse külas üldse, kui vana? Jah, nagu ma ütlesin, et ma ei elanud seal üldse, võib-olla ma olin seal, aga siis see Aru... Millal te sealt ära kolid sealt Arult? Me läksime Saaremaale. Millal? Jah, ma ei tea, me võisime olla vist, ma võisin olla 2 või 3 aastat. Ja siis läks sinna Saikla külas, kas ta ostis sinna talu või? See oli Rahula küla, mitte Saikla. Enne sa ütlesid Saikla? Saikla on suurem koht. Aga Rahula on seal samas? Ja Rahula on mitte seal samas, tähendab, aga ta on, ütleme, naabri või samas Saaremaal. Aga mis selle talu nimi on seal Saiklas Rahula? Lootse oli talu. Lootse talu. Kui kaua te seal olid? Jaa, me oli paar aastat. Nii vahetas kogu aeg talu? Jaa, ei vahetanud, tähendab, esimene kord oli ju isa läks vabadik, isal ei olnud üks mingi. Mis vabadik, see on siis torpare või? Jah, umbes. Nii, et tal võis olla, ütleme, üks nagu kruntnik siin on praegu või natuke suurem. Ja millest te siis elasite? No, isa käis suurel maal tööl ja siis teised lapsed võisid ju elada nii nagu... Karjas käisite või? Ma ei tea, aga see võis mitmed muud olla, ütleme, et isa ja vanem vend võib-olla käisid ka ja siis vanem õde, Vello ema, võib-olla Liina ja need käisid võib-olla, käisid nii nagu, nemad olid ennem ees, tähendab, aga ma arvan, jah, võib-olla, et Ivan see oli lühemat aega, tähendab, aga nad võisid käia siis kuidagi koha peal, kus nad tegid ja isa käis ise tööl, ta oli nii nagu ehitustööl, aga ta ei olnud mitte nagu... Mis ehitustööd, maju ehitas või? Talu, tähendab maju, jah, mitte linnas.
tähendab, aga siis kas te sealt Rahula külast läksite otse siis Läänemaale Virtsu juurde või olite veel Muhus vahepeal? ei, tähendab, me olime kõigepeal tähendab, kui me läksime Neo talus, see ei olnud kaua, ütleme, et kui isa abielus, siis ta läks ennem kui mina sündinud olin, siis ta läks ära sealt. Ja läks Linnus, see oli siis, ja siis läks Aru ühe popsi koht. Aga Neo talu, mis küla see oli? Ka Linnus? See oli Linnus, jah. See oli isa. Aga Aru, mis küla see oli? Ka Linnus? Aru ei olnud küla, Aru oli... Talu? Aru ei olnud talu ka, see oli Vabadiku koht. Just, aga mis külas? Aha, mõlemad sama küla ees. Jah, tähendab, ühe komme oli, neid oli 13 last, tähendab, et igale ühele, kes oli, kui ta ei saanud, ütleme, et kõige vanem poeg päris harilikult siis selle talu. Ja teised, kes abiellusid siis rikkalt välja või need läksid mujale, aga seal oli, ütleme, 13 last, nendel oli sellega oli tegemist muidu. Aga siis nendele ehitati nii nagu isale ehitati nagu Vabadiku koht väike. Ja siis oli ta ise läks, käis suuremal ja siis kui tüdrukud hakkasid ja ema muidugi ei jäinud kunagi tööl välja. Aga siis need teised käisid ka suurel maal tööl, aga siis muidu võisid nad ju koha peal tööl. Nii et see oli nii nagu, aga siis me varsti läksime, mina olin just nagu ma ütlen, 2 kooli, siis me läksime Saiklasse ja seal oli nii, et üks minu isa õde ja õemees võtsid poole talu ja siis minu isa ja said teise, nii et nad rentisid või nii nagu ja aga seal me ei olnud nii, ma ei tea, kas 3 või 4 aastat. Mis sa käisid karjas siis juba või? Ma olin täiesti jõnglane alles, ma ei teinud midagi, aga ma võisin olla nii. Ma tean, et ühe korra mul oli, ma müüsin vist midagi marju ja siis teised vennad, nad meelitasid ja siis ostsid mu käest ja siis ma sain mõne kopi või mitte vastupidi oli, siis ma müüsin ära mul seda ja siis nad litsusid kohe poodi ja ostsid omaga maiustust ja sõid selle ära ja ma olin siis oma liivalossidega, tähendab, need olid nii nagu ma ehitasin seda, no ja see oli nagu nali. Aga see oli, sealt ma olin väga pisikene, ma mäletan ühe korra, kui ma tahtsin juttusi kuulata, mis vanem teenust rääkida ja siis oli, siis ma olin magama jäänud. Siis kõik olid ära läinud ja siis oli mu pettumus. Kui suur see maja siis oli? Ei, see oli nii, et õemes nemad jagasid ju nii, et poole talu pidas kumbki, aga see ei olnud nii vormiliselt jagatud mitte. Nii et nad ostsid või kuidas ütelda, see ostmine jäi, see oli nii nagu maksti sisse üks käsiraha ja siis olid selle talu pidajaks, ma ei tea, kas 3. Jah, see ei pruugi nii, et mina olin Muhus sündinud, aga siis ütleme 2-3 aastat võis see ainult olla, sest siis tuli see Loolja isa tähendab. Ja siis ostsid Ankru talu? Jah, see ei ostnud, see oli niisugune, muidugi ostmine vormiliselt tuli, aga see oli, et see isa vanem vend, kes oli Talurahva Põllupanga direktor Tallinnas, tähendab, et tema korraldusi, aga selles oli siis niisugune asi, et kuna isa oli, või isa vend, see oli sugulaste vahekord, see oli lubamata täiesti. See talu müüdi, tähendab, see oli usalduse küsimus, üks Sonn oli ta nimi, üks Muhu niisugune mees. Nii et see oli selle nime peal, üks pakki, ja siis see oli niisugune Sahker-Mahvel. Nii et ta siis minu isa sai, aga selle oleks ta niisugune suli olnud, et seal oli niisugune usalduse, siis ta oleks võinud selle jätkama. Muidugi see oli ju nii suur osa oleks tulnud ju maksta, aga see tähendab käsiraha tuli muidugi paar tuhat krooni tuli välja panna. Vaadata, siin on need olevipildid, siin peaks olema mõned talupildid ka. Paneme selle sinna. Ankrus paned uued pildid. See on see sinu agenda? Ei, see on 33-34. See oli siis ära tule. Ei, ära tule, see on mina sündisin. Mina olen sündinud 33 ja Eeva on sündinud 34. Ja siis, siin on jah, see viimane ots ei olnud meil enam taluga midagi tegema. Ei, no muidugi, siis sa elasid ju Tallinnas. Ma tahtsin neid siin vaadata, kas see olevipildid on. Just siin. Kust ma neid tegin. Pärnu. Need pildid on vist
see on Lihula mõis, tunned seda ära? Jah, tunda ei ole see oli üks näiteks Strandmanni koolimaja? Ei, see oli mõis. Kas see ei olnud midagi, see oli eramõis ja Strandmann siis ostis... See on Lihula. Jah, see on Lihula. Siin on need Massu koolimaja tagantpoolt. Jah, see võib olla. See on vana... Aga nüüd tuleme Ankrutalu juurde. Näed, kas selle oli see kahekordne juba siis? Ega ta kahekordne ei olnud. No näed, siin on üleval. Ja see on pööning vaken. Aga seal ei olnud õieti... Jah, seal oli paigutamise jaoks oli. Kust kohast sina oled? Aga siit ma vaatan, et siit on... Sealt taga ots on maha veel. No jah, see oli tee. Uks läks siit sisse. Palk, see on jah, see esimene palk. Ja siin oli, aga see on ära võetud, siin ei ole... Siin oli see uhkuse palkum. Soo. Suure tee juures siis nii-öelda. Mis ta... Peeter Kõpp või mis ta nimi oli siis? See professor. Tartus Apsis. Ta oli Saksamaal õppinud ja tähendab oli jah, ta oli doktoritöö ühe Läti taluga, ta tegi doktoritöö Tartus küll, aga see oli üks suurema Läti talu kohta organiseerimiskava, see oli nii tema aga ta sai nii, et ta kutsuti profet, tema oli Königsbergis Seda kindlasti piltide peal ka. Jah, ta nende kus Apsi pilt. Siin on Apsi pildid, terve rida. Aga kas ta Möldatunnelit ära. Jaa, see oli Kehtna laste vastuvõtt, seal on ema peal kuskil. Joosep ja Liide on siin. Jaa, ma ei tea. Seal on sina ja seal on ema. See oli, nemad olid külas lihtsalt. 30, jah. See oli ülitusmaja. Ja siin on üks Apsi ühisväljasõit. Haaslaaval. Vapramäe ja... Jah, need on Tartust lõuna poole välja sõita. Hüppad rongi pealt maha ja siis kus seal näks väike järve poole või kuskil. Siin on nüüd Raadi katsejaamade praktikandid. Sa tegid seal tööd? Või õpetasid? Jaa, seda ei õpeta. Mis sa olid rinna jooksuposiks? Ei, see oli nüüd tähendab, kui üliõpilane, see on üks asi. Tähendab, seal olid mõnesugust väiksed praktikad. Siis oli, seal olid see kui üliõpilane rühmadena kaasas, tähendab, igal ühel oli, iga katsejaama juures tuli teha. Oli assistent siis või? Ei, see ei olnud see, sa pidid õppima praktiliselt. Ütleme, lehma pidid oskama lüpsma vähemalt. Et sa olid lehma ka lüpsa? Ja siis, tähendab, ütleme, seal oli jaotatud, et tegid nädalad või mõned päevad olid igas katsejaamas. Loomakatse on taimekasvatus ja taimekaitse ja kõik, neid oli 4-5 katse. Ja siis olid, harilikult oli, et kui niisugused, nagu taimekasvatusega ja loomad, nendel olid oma niisugused praktilist ülesanded. Taimekasvatusel said ühe maatüki kätte ja sinna siis pidid külvama ja kasvatama ja neid kogu, tähendab, see sesoon suve kasvuaeg läbi, tähendab, ja siis raporteeris, tähendab, nii nagu ja siis olid niisugused pottkatsed ja minul oli õieti, mul ei olnud niisugust suurt väljast, tähendab, et pottkatsed olid... Mis asi on pottkatse? Pott on ju plekipott või kasvatasid seal? Taimi mitmesugust, aga ütleme, et sul oli mitu või taimed olid nii nagu eri järkudes, saagi koristamine uurisid, tähendab, võtsid ja siis need kuivatati ära ja see oli mitmed moodi, missugust ülesand olid ja mul oli niisugust suurem pottkatsete kasvuhoones oli. Ja siis see võttis aega, seal ma sellega kukkusin natuke sisse, nõmmik oli niisugune tema kasutus. Vana nõmmik või? Ja siis ta lubas maksta, aga ta sutikes ei maksnud mitte midagi. Aga siis ma jätsin ja siis ma ei teinud talle õiget raporti. Olid hapu siis? Jah, hapu ei olnud, tal polnud midagi hapu olla, tähendab, see oli, kui sa ei pea oma sõna, aga ta oli niisugune, aga mul raiskas see aeg ära, et ma panin selle järele, et ma lootsin raha saada, tähendab, ma
jäin sinna ja selle asemel nüüd 3-4 ma oleks võinud ju kuskile tööle minna, muud asja teha, tähendab, selle koha pealt ei olnud see väga mõistlik. Mis asi see Tooma on? See oli ka üks katsejaam, aga see oli suukultuurialal, see oli väljaspool, üks endine... Kus kohas siis? Jaa, Tartu ja Tartust põhja poole natuke seal, see oli endine mõisnikude suu uurimise koht. Ja selle võttis, tähendab, Rinne oli Saksa päritoluga natuke ja tema oli ülikooli professor, aga siis ta sai katsejaama juhatajana, sai ta eripalga ja siis elas suvel seal ja tegi seal seal oli suuarimise kool ka, tähendab, Terasmäe oli sealt üks, sinna Uksalas elas. Tema oleks Kanadas jah? Tema Kanadas jah, tähendab, aga tema oli siis seal selle talu juhataja ja nii oli tema, aga noh... Sina olid tema assistent? Ei, ma ei ole assistent, seal mina olin Rinne assistent, natuke hiljem, tähendab, aga ülikooli juures. Mitte seal, aga tema siis nii nagu võttis, nii et ma olin nagu pool suvitamas seal ja siis tegin ühte teist, tähendab üliõpilastel olid praktikumid seal ja siis ma pidin neid praktikume ma pidin nii nagu juhtima. Ütleme, see oli osalt Kui palju üliõpilased teil oli siis õppides? Jaa, 5-6 või sedasi, aga ütleme 30 ümber harilikult oli kursus. Siin ongi maaparanduse välispraktikum Tooma, professor Rinne keskelt siin ja Joosep on tagasi. Ma ei tea, jah, see oli, tähendab, mina olin sel ajal ja naised olid seal eest, tähendab, ma olin tema assistent. Olid seal naisagronomid ka siis? Jaa, naisi oli muidugi. Mis te kaevasite maad ka, siin on augud kaevad? Mis maad? Siin maaparanduse praktikum Toomaal, suured turbarabad ja mis maad? Jaa, no see on, tähendab, selles mõttes oli niisugust uurimise töid võid teha ja nad aitasid natuke, ütleme, et uurisid seal vesi all ju palju, ütleme, kõrgsoo, siis on, turvas on peal, aga siis all on nii nagu järv, ütleme, järv on kinni kasvanud ja siis seukesed, natuke see ei olnud päris nii nagu meil väga, aga siis muidu oli nii, et need olid oma tööülesanded, sai teega ütleme üks 10 päeva ja siis mina olin nii nagu käisin ühe grupi juures, meil oli, jah, see oli osad linnas see oli nii nagu pool maamuuduga, aga siis soo oli just see soo kihtide uurimine, ta tegi, Rinne kirjutas ja siis ta tahtis omal materjali saada ja siis assistentidega tegime, et ta sai selle materjali kätte. Aga seal oli, et sa pidid vaatama, et nad ära juhtus oli, tähendab, seal oli niisuguseid kardetavaid järve kohti, kus sa... Üliõpilased ära juhtus? Ei, no jah, see Endla järv oli ja järve taga oli kõrgsoo ja see soo all oli nii, et teatud kui sa lõid troikaga, siis tuli vesi vastu. Nii et sa võisid läbi ka minna, kui sa pidid elema, siis oli harilikult, et niisugune pikk latt oli sul käes. Siis jäid peale, jah. Ei, no jah, see oli muidu, aga see oli huvitav aeg, see enne ei olnud elukardetav. Kas see raadi on see õppemõis või? Jah, mitte õppemõis, see on katsejaama hoon. Mis hoone see siin on? Kus need korstnad on? Kus te seisate korstnad? See on kõik taimekasvatuse mitmesuguste, nendel igal oma ruume seal, aga see on tudengite mäng seal. Sina ka korstna peal oled? Ei ole, seal ma eemalt selle pildi ma võtsin. Need olid tudengid, kus mina olin assistendina sellel, ma kunagi olin seal ka, aga see praktika nii väga romantiline seal ei olnud, aga seal oli nii, et seal tuli karjalaudad, tuli teha lehme, vähemalt lüpsma, muist läks käis küll, kui sa, aga siis tähendab, seda pidi tegema, tähendab, ütleme, 10 päeva olid, ütleme, loomakasvatuse mehe käes. Ja siis, aga siis taimekasvatus seal anti ja mina võtsin lollist peast omale üks paarkümmend pott katset. Nii et see sidus mind, ma oleks ta lubas maksta, aga ta sitikas ei maksnud mitte. Nii et, ja siis ma Rinne või? Rinne, jah, Rinne ei olnud selle koha pealt väga peenike mees, ta tahtis omal. Aga ei, ta oli muidu ju hea mees, ma olin õieti tema nii nagu ülikooli assistent.
see katsejaama värk oli seal, tal oli, temal õieti seal ei olnudki, tal oli see, tähendab see suukultuuri värk, see oli kaugemalt, see ei olnud mitte raadis. See oli Toomal, jah, see oli Tooma suukatsejaam, tema oli sellel, sai ütleme üks 15 000 krooni või eri kuupalga sai seal, temal oli seal nii... Eks ta selleks, et ta Toomal oli? Jah, tema oli muidu, ta korraldas katseid ja temal oli nii suuala katseid ja siis seal olid Eesti mõisnikud, Saksa, ta oli ise Saksa päritoluga vähe ja siis ta tegi selle suuparanduse selts, oli nagu pool sakslaste käes veel Eesti ajal ka, nii nagu selle tõttu tema oli. Aga see oli üks, jah, see on surnud nüüd ammu juba. Ja see oli üks salmekõi, sellega ma ei olnud ilusa näoga, aga ma natuke kurameerisin. Ja see oli katsejaama, selle rinne assistent seal suukatsejaamas. Sepp, jah. See oli üks rainlane ees. See on Arnold. Arnold, ja nemad olid just seal praktikas, see oli siis Velbaum, mis oli üks metsane. See ei olnud suukas. Ja. Sõitele Luuga. See on see Balti agronomide klubi või mis on? VAK. Siin on Tooma suukatsejaama tuleb külalis. Eri rong Jõgevale. No jah, see võib olla Balti agronomide kongress. Ja just see VAK, Balti agronomide kongress muidugi. Ja siin on siis kultuurtehnikute täienduskursused, geodeesia praktikandid, metsamehel, maaparanduste praktika. See on siis kõik see rinne seltskond. Kas nendest meestest mõni elus ka veel on või? Rinne tuli välja, tähendab, aga ta suri... Saksamaale? Ei, ta suri Ameerikast, ta oli seal Lõuna-Ameerikas. Aga see on Kastre Peraval. Jah, aga tema on ka surnud, see oli Mattiis, tema oli, aga ta oli siin, tema suri siin. Siin on see Kõpp, kellest sa räägid, see on vist see Kõpp, professor Kõpp. On jah. Tema oli APSi esimees, see akadeemiline põllumajandusselts, see oli Tartu näitus, mis see oli? See oli põllumajandusnäitus. Sa võtsid sellest ka osa? Jaa, see ma ei olnud see oli ka pistmist palju sealt, aga seal võis olla nii, see oli põllumeeste oma. Tähendab Tartu põllumeeste selts oli selle taga ja siis mõned teised väljapanejatena oli seal ju ülikoolide esitasid oma asju, et omal vähe reklaamida. Siin on juba sõjaväepidi. Jah, sõjaväe see oli, tähendab jah, ma tegin, aga ma läksin hiljem, see oli 31, ma olin nii nagu aja pikemast. Geeni oli mingi teises väeüksus? Geeni oli sellel üleaja teenija, tema oli sõjakoolis. Signalist? Ei, tema ei olnud mingisugune signalist, tema oli nii nagu allohvitser, aga ta jäi palgale sinna. Miks ta selle pooleli jättis, mis ta läks politsei peale üle pärast? Ja võib-olla ega ta seal tema oli nii nagu ütled, jah, see oli nii nagu jääd üleaja teenija, nagu üleaja teenija allohvitser, tähendab selge, et ta sai, aga selle tõttu ta sai ka politsei koha, nii et ega tema oli ju politseikomissari abi või mis ta oli, võib-olla ta oli... Kui palju seda Raimlat siis sel ajal jõudsid, kui sa nii palju seal... Raimlat sel ajal keegi nii nagu ei, see oli, jah, see tuli kõrvalt, aga ma ei läinud mitte kohe paari aasta järel see Kivimäe, kuidagi ma ei olnud sellest nii. Aga see hiljem, kui siis ma olin muidugi, kui nüüd on kuki aasta. See on juba hiljem, nüüd peaks ema kutsuma siin. Soojaga läheb pildid lahti. See on juba siis, kui te ema tunnete. Siin on veel Pikavere, mis see nüüd oli? Jaa, see oli suu kultiveerimine. Suukatsejaama oli. See on jälle Kastre Peravalla, see on ilmselt see sama ja siin sa jood vett. Jaa, see on... Pikavere. See on Pikavere suursoo ja see on see suukatsejaam oli, seal ei olnud õieti jah nii nagu ka, aga see oli
et pool riigi rahadega tehti ja teine oli siis sai oma praktikantidega. Viia oli seal. Siin on Viia, jah? Ja see on nüüd Kõvamees. Ella Kõvamees, jah. Siin on lõpuks, ma otsin ema üles ja siis me vaatame neid värvifotosid. Siia on pannud. Ja see on vanaisa, sinu ema ja siis see on vist Vanaisa. see on Juku. See on Juku teha. Juku haud seal ja siis on vanaema on siin poolt siis. Jaa, just. Ja siis... Ei, see on minu ema. Ja ma ütlen, siin on minu vanaema, jah. Ja sinu vanaema, jah. Siin on ligidalt, siin on keegi teine, keegi sugulane. Tõnis ja Juliana, see on vanaisa ja vanaema. Sinu vanaisa? Minu isa ja siis tema naine. Tema naine, Juliana. Marnot oli ta sündinud, aga siin ei ole vist Marnot peal. See saab Anna ainult. No see on sama pilt. Tõnis ja Juliane, jah. Ja see on sama siin. Ja just, jah. Ja siin on veel üks siuke. See on Juku. Villem ja Anna, see on üks onu. See on onu, kõige noorem onu. Ja siin on Juku. Ja Rutt, jah. Ruhliine, jah. Ja siin on Mari poolt. See on sinu ema. Maria. 21 surnud. Ja siin on väga halvasti. Ei, see on valesti. Ei, see on keegi teine. Tema suri 1918. Marie oli ta. No siis ei ole see. Ei. See ei ole tema. Aga siin on Maria. Siin on nende haud, vanaisa ja vanaema. Jaa. See on see nende haud. Siin ei saa, mis see on. No ei, see on vanaisa. Aga seda ei näe, mis seal on küll. Ei. Ja siin on nüüd siis lehmad seal Topu kaldal. Pole hoos alles. Siit võime edasi minna. See on see Pätsu monumendi avamine Tahkurannast. Aga siis tuleb siin, see on Pärnus. Üks ports on pilt. Aga siis vaatame Pärnu, ikka Pärnu. Selles mõelda. See on Tallinna pilt. See on nüüd Lihula. Lihula mõis see on siis. Ja siis... Jaa, ma ei ole jälginud sees käinud. Ei ole? See on ka Lihula mõis. Ja see on Kassari vana sild. See siin. Seda enam ei ole. Ja ei, nad teevad uue sinna kõrval. Aga see vana jääb alles. Vist küll. Ja see siin on kuskilt sealt ligidalt. Ja seda ma ei tunne. See on ka sealt samast kandist. See on nüüd Lihula. Ja see on Massu mõisahoone. Ja siis tulevad kukemajad. See on otsast. See on maja otsast, jah? Otsast, siin oli 2 tuba. Ja sealt on ots ära veel. Ma magasin seal. Ja seal on need olevifotod. See on kukelaud. Aga see on küüne poolt. Nad on siin teinud ühe suure laia tee. Ja just, jah. Me vaatasime isaga neid. Ja see on nüüd kõrtsi sellest veskist ülevad. Seal on kuketalu. Ja me võime siit edasi minna ja siis tuleme näed, siin hakkab peale. See on siis meie, jah. Maja otsas see trepp, kus te ükskord... Aga nad on uue trepi sinna teinud. Ja, no see vana on ära kõdunenud juba, jah. Ja nad on suurema akna siia teinud. See on võimalik. See ei olnud nii suur see aken, minu teada. Ma ei mäleta küljest. Ja see on nüüd siis vaade sealt tagant, maja tagant. See on elumaja. Topu elumaja. Kartulid, mis on kartulid? Kartulid on seal, see maja taga. Ja tamm on siin. Aha, mis tamm see on? Üks suur tamm oli õunapaias, hiigla suur tamm. Seal all me sõime ikka vahel. See on nüüd maja, see on siit kahe keldri vahel. Ja see on kaevutee. Siit läks siia edasi, läks kaevu juurde. Kaev oli seal nurgas. Ja seal oli siis kalasuitsutamise väike maja, aga seda enam ei pidada. Ja seda ei olnud alles enam. Aga kus need mesipuud seal on, seda ma ei... No seal nurgas. Rohkem seal kanala juures ja seal vahel. Jahaa, ja kanala ja kuuli vahel. Näe, tamme oksad siin. See on see suur tamm. Isegi tamme tüvist on natuke jäänud peale, vaata siin. Ja siin on nüüd natuke, see on nüüd üks Haapsalu pilt. Olev võtta. See on vist kuskilt õhtu kaldalt, kui ma ei eksi. Oota, nüüd ma võtan edasi, sest siis
Laine pildid ja siin peaks tulema Tallinn, neid sa oled näinud. Laine näitab, aga ma mõtlesin, et lähme kohe. Näed, see on nüüd see heinakuhi sealt Topus mere poole. Nad on teinud ühe heinakuhi ja see on teise pool teelt. Ja seda siin peaks tundma ära, see on nüüd Topu rand. See on Jändi poolsaar. Ahah. See siin. Ahsoo. On see Tauksi seal taga? See on Tauksi ja see kaugem, aga siin vahepeal on veel väike Alarahu saar. Ja see on nüüd Pööningu aknad. Siin on sinu kummut, Joosep, tunned ära? See on teie kummut. Jaha, see on meie puhvetikapi kutsuti. See on söögitoas, kus... On sul meeles? Kas see on mõni teie lamp ka või ei ole? Seda ma ei tea, aga nad on selle ülemise osa ära võtnud sellest. Ahsoo, mis seal oli midagi peal? Siin oli, peal oli üks niisugune osa, natuke madal. Siin oli niisugune äär niimoodi ja siis siin oli, kus klaasid võis sisse panna. Klaasuksed oli... Ei tea, kas see on meie vana raadio ka või? Ja väga võimalik, seda võib ju võrrelda, meil on vist peab minema vaatama, aga see laud ei ole meie oma? Ei, seda ma ei oska aru saada, see on siis meie söögitoa laud sel juhul, see peaks siis sellega kokku käima. Seda ei näe, lina on peal. Vaalikaigas on siin, millega pesurulliti, vaalikaigas. Siin on Joosepi agronoomia, siin on Joosepi agronoomia. Missugusest toas see on tehtud? Pööningul. See on Pööningul tehtud, aga nad on selle hiigla ilusaks teinud selle. Siis oli see lihtne. Siin on Pööningul, siin on Joosepi agronoomia. Jah. Näed Virnas seal. Teie armastuskirjad on seal. See on nende kassid. See on Topu kassid. On küll, need on sinu... Ei, siis on mitu aasta kõik ei saa siin olla. See on uksest välja. Ja see on eest, maja eest. Nad on ilusasti hoolitsenud. Ja siis on need värvitud ja tipp-top. Tipp-top korras ei ole lasknud ära laguneda. See siin on nüüd Haapsalu. Tunneb Joosep ära, see on mingi vana maja. See peaks olema, vanasti oli see koolimajaks ka. Kantsimaja kutsuti, ma usun, et see on see sama. Siin olid reaalkooli klassid olid siin sees. Või oli see siin poole ääres? Kantsimaja oli ju nurga taha ja see oli, mis ta nimi oli? Aga see on raske ütelda. Laine ei tea seda. See on üks Haapsalu kass. See on Kuursaal, nii nagu ta nüüd veel on. See on Kuursaali esine, see katusalune. Jah, mere poole, lahe poole. Ja siis tuleb Topu, see on Topu aias ja see on nüüd see kuuriu või kuurihoone seal vastu. Ja see on aidahoone, siin üleval magati ka. Siin läks üks... Õlg seinad. Nad on õled pannud peale, õlgu meil ei olnud siis. Ja siis katus on ka uuesti tehtud. Katus oli rookatus ja seal on trepp üles läheb. Papa õunapuu siin, see oli ja teine oli siin, see oli mamma õunapuu. Sesta Holm oli see õunasort. Ei, see oli Eesti sort, Eestis oli Sesta suveõun. Need olevad sinu ajal olnud? Jaa, need olid ammu. Need on niisugused liilia moodi oranž-kollased. Need on perennid. Need tulevad iga kevade uuesti välja. Neid oli meil paar-kolm põsast seal. Ja siin on üks vana Topu talu, üks naabrisaun. Jah. See peaks siis Topu või Rannuse olema emba kumma. Tõel on Rannus. Rannuse vist, jah. Alla käib. Vana maja peal, neid veel seal ei ela, keegi seal pole hoolitseb. Siin on nüüd naima kaevust võtab vett, jah. Aga kaevu peal see on nad ilusamaks teinud, see ei olnud nii ilus ennem. Ja siin on lilled ja mesipuud need. Jah, oi. Palju lilliga. Niimoodi, seal on mesipuud. Laine vett. Lilled on fantastilised. Näed, see on Topu rand. Jaa. Seal on see suur kivi. Ja just, Laine on sealt pilti teinud. Ja näed, kui suured on kadakad nüüd selle ajal. Oi. Täitsa puud. Ja vaata, need olid põõsad ju. Need olid põõsad vanad. Ja üldse kõik nii roheliseks suureks on kasvanud. Nüüd on, see on Tartu. Vaatame, siin on Sangaste kirik. Ei tea midagi. See on Viljandi. Ja natuke Viljandit. Lähme edasi, siin on Miikal tuleb. Siin on Palmste mõisa juures, see on seal Lahemaal. See on Põhjarannik.
Laine, ootan Rakvere. Rakvere lossis ma olen oodanud kursusele minemiseks. Ja nüüd Tallinna pildid. Vaatame, kas siin on midagi toppu. Loss oli vist. Ja, need on vanalinna pildid. Siin on toppu. Ja, see on seesama, mis on. Siin on need sinised. Viljandist on mitu pilti, aga Viiralti tamme ei ole. Seda... Ja see on põllu peal, me ei ole seal ei ole põllu peal, see on linna sees üsna ääre peal. See enam ei ole alles. Muidugi on alles, seda ei ole keegi. Aga ta mädanevad pidi. Ta mädaneb ära ju. See on nüüd aias, mesipuuts, jah? Selle ajaga ta ei mädaneb. Kui kena see on. Ja siis nad kujatavad kala, nad kujatavad kala. Liivakast on nad siia lastele, jah. Siin nad kujatavad kala. Fantastiliselt on nad teinud ilusasti hoolitsenud kõik. Ja see kalapilt mul on, ma sain Olevi käest, mul on natuke suuremal kujul. See on Laine pealt. Ja see siin on Laine nende kiige peal. Ja siin on keldriuks. See on 2 õunapuu vahepeal vist, ma ei eksi. See on keldriuks. Jahah. Mulla keld. Keller on ikka alles, jah. Mõlemad on alles. On natuke uhkumaks teinud. Seal sai palju kartulaid ja kõik hoida, see oli kõva. Apupurgid ja mis seal oli. No see on Miikali käsi ja mingisugune rohuteht. Aga näed, siin on nüüd ranna ääres lehmad. Kapu rannal. Ja see on see väikene saas. Ja see on Taukse saas. Mitte see on Alarahu. Just seal nad on lambad peavad. Ja Alarahu. Siin ei ela keegi, aga siin on rohumaad ja siit sai rohtu. Vanasti niideti maha siit ja toodi paadiga rohi ära sealt. Meie ei viinud lambaid sinna, aga nüüd nähtavasti nad veavad lambaid. Siin Laine maalib neid seal lilli. Jaha. See on kokku ajus. Ja see on... Miikal teeb ka midagi, see paneb passianssi. Ja rohkem ei ole vist Tallinnas, ei, see on Soomes. Aga siin on paar huvitavat pilti näed. See on nüüd siis Liia laiu peal. Ja, see on mul olemas. See on ju Tõnis siin vist. Ja, see on, nad sõitsid paadiga sinna. Ja siis üks pilt oli ju, kus nad paadi peal tulevad ja siis teine oli, kus nad vee sees käivad seda madalat lahe, et saada. See paat ei saanud edasi tuua. Ja see on see kuur, kus vanaste kalamehed sees magasid. Kui angereid käisid. See on kuuri jäänused? See on kuuri jäänused lihtsalt, jah. Aga siin pole midagi enam alles. See on ju nii juba kõik... Katsi läinud. Jah, sest nii vara pidi ju kell 4 seal olema. Ja see on nende einakuhi, mis nad teevad. See Tiia teeb seda eina. Lapsed on seal üle. Ja siin on sugulased koos. Ja see on seda ma näin. Aga nüüd, see on, mis nüüd Laine tõi. Seda tal vist on siin isegi. Ja isal on see olemas. Aga vaata seda siin. Näiteks see siin on Joosepi agenda 33-34, näiteks näed, 2. oktoober. See on siis, kui mina sündisin, see on kirjutatud samal päeval. Olevile ära keeldama, et ta sealt ründamas ei käi, ta oleks see oli tõi Laine. Minu kätte ennem, et seda hullem veel. Laine on täiesti varas. Mis sa sellega teed? Ta ei viitsi seda lugedagi. Ei, see ei ole küsitud, auda ei ole kellegi midagi tarvis. Sa mõtled, et me elame igavesti? Abielu sadamas, 31 aastat Tartus, tal on kuupäevad kirjutatud. Mis see on sellegi pealt tegema? Mitte mälestus, tema saab siis, kui ta pärandi saab minu käest. Ja no sa võid lugeda, minu käest on kindlast kohal. Me võime järsku ära tulla. Ega see ei aita, sellepärast et olla nii nagu Eestis, aga kui Eestis Olev ei ole, selles mõttes on illegaalne, ta oleks seda andma minu kätte. Sest tema ei oleks tohtinud ilma minu loata sealt üldse midagi ära tuua. Kõik on natsionaliseeritud. Ei ole natsionaliseeritud, kui sa saad nii nagu sugulus, see on siin. Sina oled siin muidugi omavoliliselt säädamast vahele. No see mängu ei rolli. See on heas kohas, sul kindlas käes ja kord majas. Ole täiesti rahul, et sa üldse seda näha saad. Ma ei ole saanud ka seda näha. Ma praegu näitan sulle. Jaa, all right. Mõtle, esiteks on mõeldud riski, et seda ära tuua, eks ole. Jaa, see ei ole mingisugune risk. Muidugi on. Pall on päris kõva. Varem korjati kõik ära. Aga nüüd ei ole, aga siiski. Mis aastas see on? See on 33 ja 34. See on arvesti 33. Siis Tallinnas elasid. See on sama aasta, kui mina siin. Just. Te elasite Loolja juures või kuskil. Ja algus mõned kuud. Ja Loolja ei toonud seda vanni, pööningult alla, lapse vannitamise vanni. Mis pärast? No see, et mis selle suure vanniga tehakse, laps on pisikene ja pesukausis saab väga hästi teha. Ja nüüd, kui me vannitame hakkasin, siis sul oli ülemine ots oli väljas
ja jalad olid püsti väljas. Poiss oli suurem kui pesukaus. Ja siis ta sai aru, et ikka peab olema vann. Ja siis läksime Vintseväärtise maja juureme juurde pööningu võtit saama. See oli ära reisinud. Võtit ei saanud. Ja siis nädala aega siis vanitasime sind selle pesukausiga. Umbes nii suur emaleeritud, valge emaleeritud pesukaus oli. Jalad olid ühelt poolt otsast väljas ja teine tagumik oli ikka vees. Temal ei olnud selle üldse aimu. kausiga oli teistud, nad tahtsid, et mina pidin tuuma, ma tulin 20 sammu järel, ma ei läinud nende juurde üldse, kui me tulime surnuaia tagant selle kausiga. Mis pärast? Sellepärast, et demonstreeri, mul niisuguse tittestega tegemist on. See on sinu laps ju. Tal oli häbi, et tal oli laps. Sinu poeg ju. Mina tahtsin, et asjad oleks olemas ja siis seal... Mis te ostsite uue siis vanni? Ja me ostsime tsinkplekist vanni seal müüdi kõik suust kaupa, see oli nii, et Tallinna täiturg, aga seal oli päris õiget kaupa kõik iga, mitte ainult vanu asju. Ja siis läksime ükskord sinna ja tulime, siis seal on üks Murumaa Heinamaa üle niimoodi, üle tee. Surnuaia tagant tulime ja seal oli muidugi Murumaa, aga see oli väljaspool linna, tähendab nii, et Joosepil hakkas piinlik, et lapse vanniga tuleb ja laskis lahti ja läks eemale. Ja siis mina tulin siis tirides selle vanniga koju ja Loolja viis selle pööningule ja sind ei saanud ikkagi jälle vannitada. Ja siis ta ei saanud, aga Loolja väitis, et saab sinna sisse vanna, aga ta ei mahtunud tal polnud ettekujutust üldse, kui suur üks väike laps on. Nagu ta, siis kui Eeva sündis, siis ta käis iga päev haiglas ja tõi mulle ühe sitsi niisuguse lillelise kleidi riide. Tal on niisugune teooria, et vaata, et nüüd kui ta koju tuleb, et siis tal tehakse 7 kleiti. Ja iga päev on üks kleit, see läheb mustaks, läheb pesusse. Ja mõtle, kui praktiline, ükskord nädalas pesed 7 kleiti ära. Ta oli nii, ta oli täitsa 7 taevast, ta ei teanud üldse harilikust reaalsest elust. Muidugi sest 7 kleidi pesemisest ei tulnud midagi välja, see pidi ikkagi ära pesema lapse mähised. Nüüd on jälle see aeg tagasi, kus noored emad ostavad puupidast riiet ja teevad mähised, löiud. Rootsis? Jah. Mis mõte selle on? Seal on see mõte, et lapsel on parem olla ja vähem miljöövenlit, ei tule nii palju sodi. Palju pesemist? Masin peseb, nüüd on masinad, me pesime käsitsi. Ja lapsel on palju parem olla riide sees, kui selle igavese plast ja siis see selstopp märg seal, see on nagu kompress. Kui kaua te elasite Loolja juures? Ja jaanuarini vist. Kus te siis läksite? Joosep Kuremaale sai ju Kuremaale õpetaja koha, mina jaanuarist tulin sinna järele. Sa olid siis 3-4 kuud vana. Ja kui kaua te Kuremaale olite 2 aastat? Jaa, kindlasti Eeva sündis ju seal. 4 aastat. Ei, nii kaua ei ole. Ei, 33, 37 olite ammu juba pollis. 35 vist olite juba pollis. Ma arvan, mul on piltiga 36 olid pollis. Jah, sellepärast, et Eeva oli niiviisi paari aastane umbes. Ma ei mäleta enam hästi. Aga Eeva sündis Kuremaal. Aga see oli, mina läksin muidugi